tegelikult see on päris tore, on ju? Vasta jaa. Nii nad räägivad, jaa. Aga me tahtsime küsida seda, et kui tulevad esimese aasta näitlejad, neil on alguses sisseminek keeruline. Pöhine podcast. Tere tulemast vaatamast tagasi meie podcasti. Mina olen Saara. Mina olen Triinu. Ja tal on mikrofon, sellepärast ma ei anna seda niimoodi edasi tagasi, et ma ei ole kitsi, vaata, tal ikkagi on midagi. Aga täna me oleme tulnud Lottemaale ja miks me täna siia tulime tegelikult sellepärast, et mul läks me tulime sul on mikrofon olemas. Me tulime siia sellepärast, et me tahame küsida külaelanike käest, kuidas nad suudavad kogu aeg nii õnnelikud olla, kuidas nad suudavad kogu aeg ilma stressita elada, sest meil näiteks koolis on ju väga tihti eksamiperioodi, et kus me stressame, tunneme pinget, juuksed kukuvad välja, küüned lähevad katki. Nii et täna me küsime siis, mis on see? Küsime neilt, kuidas võtta aeg maha, kuidas tunda ennast lapsena. Kuidas elada hetkes, mitte üle mõelda. Nii et vaatame, mida tänane päev toob. See on meie laadaplats. See on Rebaste maja, see roosa seal. Arturi pood, sealt ma otsisin sulle plätasi. Aga sa saad vist hakkama, on ju? Tere! Tere! Seal on sigade maja. Oi, tere hommikust, tere hommikust! Tere! Kus sa poissed? On meil natuke häbelik. Joo, mida ma näitan? Tee ilusti kraapsu. Minu poeg! Minu poissi. Minu poeg, jaa! Tere tulemast juurde, jah? Vaata, kui confused kõik. Appi, mis siin toimub? Okei, lähme Mati staadionile. Karli eratunnid, kuidas liumest alla lasta. Amazing! Hea küll. Hea küll. Kas? See on see õhinapõhine, see ongi teie see... Jaa. Hanna ütles õhinapõhine, selle nüüd paneme introsse. Mis see siis on ju õhinapõhine? On küll, jah. Igatahes Hanna. Hanna on meie või teie Lottemaa. Meie. Ma ikkagi lähen siia alla veel. Muidugi. Et meie Lottemaa, kuidas ma ütlen, programmijuht siis, jah? No ametlikult on ju programmijuht see ametinimi. Aga tegelikult see programmijuht siin hõlmab nagu natuke suuremat pinda. Et ta on maakeeli sisujuht, on ju. Et kõik, mis siin sees toimub ja kõik, mis on seotud nii-öelda siukse loomingulise poolega, see on siis nagu minu vastutusala. Mis ei tähenda seda, et mina nagu kõik oma kätega kirjutan. Mõned väikesed asjad kirjutan ka, aga muidu ikkagi kirjutab Janno, ehk Janno Põldmaa, aga kõik see, nii-öelda see lavastuslik pool ja väljaõpetamine, see on nagu minu peal. Aga kas sa oskad siis juba öelda, no tegelikult oleme ju augusti lõpus, aga kas sa oskad öelda, kuidas see suvi läks? No ilmselt on erinevaid vaatevinkleid, on ju, et minu jaoks läks hästi, nagu väga hästi, et väga raske suvi ja raske sellepärast, et meil oli sellel aastal päris suur verevahetus. Sina vana lottemaalasena tead, mida see tähendab, et meil on üldiselt ju näitlejad käivad nii, et mingil hetkel tuleb suur hulk ja siis need käivad umbes, need samad näitlejad käivad teise aasta
aasta ja 3. aasta ja 4. aasta ja tavaliselt see käib kuidagi lainetena, et mingil hetkel saavad kõik järsku täiskasvanuks, kes saab, läheb eluga lihtsalt edasi, leiab endale mingi sellise püsiva aastaringse töö, kes läheb mehele, kes saab lapse, kõik need asjad juhtuvad noorte inimestega ja see on normaalne, elu lähebki ju nii ja tavaliselt see käib kuidagi lainetena, et mingi hulk näitlejaid läheb nagu suure hulgana ühel aastal ära ja siis sa pead võtma hästi palju uusi ja sellel aastal oli täpselt see kord, kus me pidime võtma kohe niimoodi peoga uusi ja noori näitlejaid ja nagu ikka, kui tulevad esimese aasta näitlejad, neil on alguses sisseminek keeruline ja selleks olengi ju mina, et siis nagu neid aidata ja suunata ja no neid proove oli väga palju ka veel hooajal, et õhtul tegime ikkagi proove, et asi läheks ikkagi paremaks ja paremaks ja paremaks, sest oluline on ju see, et kui inimene tuleb siit uksest sisse, tema ei tea, et meil on esimese aasta näitlejad, tema ei tea, et neil puudub veel tegelikult kogemus näitlejana, see Laada teater nagu siin on, see on omaette žanr täiesti, aga et nemad on maksnud siin pileti ja tahavad saada taset ja selle taseme pärast peab palju pingutama, ehk et mul on olnud raske ja pingeline suvi, aga samas nagu tohutult emotsionaalne ja rõõmus, sest tead, on kõik need uued ülitoredad ja särasilmsed, nagu te ilmselt näete, kui te siin ringi käite. Aga tegelikult ei pea ju üldse muretsema nende uute näitlejate tulemisega. Meil õdes ja vendi on kõigil olemas, kõik tulevad, saadavad oma õed-vennad siia ju. Neid ongi tulnud, neid on peaaegu, et kõik need õed ja vennad on meil nüüd tulnud ka ja osad veel tulevad, osad on meil niisugused 10-11 veel ei ole. Minu õed-vennad ka pole veel jõudnud. Jõuavad ja need me kõik võtame, sest et nendel on juba see pisik sees. Nemad juba tegelikult läbi oma suurte õdede ja vendade teavad, kuidas siin olla, on ju. No mõni väike õde ja vend on meil kasvanud praeguseks juba nii suureks, et hakkab ka juba minema kaitseväkke näiteks, on ju. Nii et see 11 aastat mahutab ikka ju väga palju, et need, kes on olnud siin alguses ikka tillukesed, need on nüüdseks suured mehed habemete ja vuntsidega ja tõrrukad samamoodi, on ju. Habemete ja vuntsidega. Vähem habemete ja vuntsidega, aga kasvanud täiskasvanuks ja juba teevad mingeid omi asju. Nii et juba nii-öelda üks põlvkond on siit juba suureks kasvanud ja tuleb juba järgmine. Need, kes ei olnud veel sündinudki, need hakkavad juba tahtma siia tööle. Aga see on nagu väga tore jah, et tegelikult see väga raske ei ole, casting on ikka alati rahvarohke, tulemas on palju ja väga hea, et sa siin praegu mind intervjueerid, ma saan ära öelda selle, et võib-olla vaatab teie seda podcasti selliseid noori ka, kes ei ole veel siia jõudnud ja kes on näiteks poisid, sest meil on alati Karl, Aldo, Reimo. Meil on alati poisse nii palju vaja ja poisse on andekaid väga palju ju, sest et lavakas näitab, et kui lavakakatsed on, siis peaaegu, et vist üle poolte on poisid. Mis tegelikult näitab seda, et andekaid ja teatrit nagu armastavaid poisse on palju, aga mingis vanuses, kui nad on sellised 15-16, nad on natuke häbelikumad. Ja kuidagi on selline tunne, et ma ei tea, see on plikade värk see teater ja see Lotte on ka nagu plika, et tegelikult ei ole. Tegelikult on Leiutajate küla täis jube ägedaid meeskaraktereid ja nendel on vaja jube ägedaid poisse. Ja ma olen alati tohutult õnnelik, kui tuleb castingule poisse. Et seda ma teeks lausa üleskutse, et kui keegi tunneb, et teab, et tal on kas või mingi tuttav selline 5, 16, 17, 18 kutt, kes on äge. Tulgu castingule ja kindlasti leiame talle väga laheda rolli ka. Vaata, Karl on siukse moosi näoga, ta mõtleb selle. Meil on just Helmut näiteks sellel aastal platsilt puudu. Oleks ma teadnud, ma oleks võtnud ka Helmutiks. Karl kuulsid. Aga kas sa tead, millega casting siis on või on sellest juba räägitud? Ma tean, sest et see on igal aastal põhimõtteliselt on küll nii-öelda jooksev püha, aga ta on, ei ole, vastupidi, ta ei ole jooksev püha, ta on iga aasta märtsi 1. laupäev. Igal aastal teeme märtsi 1. laupäeval, mis iganes kuupäev sinna satub, siis selle kohta öeldakse jooksev püha või? Jooksev ta siis ei ole, kui ta ei jookse sealt laupäevast mitte kuhugi. No ma arvan, ta ei jookse ära. Ta ei ole selles suhtes. Ta jõuab üks hetk kohale. Ta jõuab kohale, see on märtsi 1. nädala lõpp laupäev, aga enne seda kuskil juba jaanuaris me hakkame koguma neid nii-öelda selliseid motivatsioonikirju ja et kes siis tahaks nagu tulla, ma kogun selle 100-150 grupi kokku, kutsun nad tavaliselt peaaegu, et kõik siia Lotte majja ja siis valime siit välja 2-30 uut näitlejat. Väga tore. Aga kas sa jõulumaa kohta oskad ka midagi öelda?
Jõulumaa ju tuleb ka nüüd ja kohe. juba oskan ka ja tead, miks ma oskan või? Sest et no jõulumaa tuleb, see on ka nagu reegel, et see ära ei jää ja sellel aastal on kuupäevad ka, aga noh, need saab igalt poolt kätte, mul nagu peas praegu ei ole, mis täpselt need kuupäevad on, aga need leiab igalt poolt. Aga just eile käis meil külas Janno ja Jannoga sõitsime koos Pärnu ja rääkisime just jõulumaast ja juba tekkis selle autosõidu jooksul, see on siit 20 minutit, jõudsime juba nii-öelda sellele mõttele, et mis jõulumaal võiks nagu toimuda. Nii et ma tegelikult oma niimoodi kõhus juba tean, aga ma veel ei julge kõvasti välja öelda, aga no äge saab olema ja tundub, et idee, mis nagu Jannol pähe turgatas ja mis minule ka väga meeldis, on tulemas selline lusti ja hoogu tuleb ka jõuludesse kõvasti, aga tuleb ka seda sooja jõulutunnet, mis on jõulude ajal väga oluline, et nalja peab tegema, aga see on nüüd see hetk, kus peab tegema natuke ka seda jõuluasja. Midagi armsat ja sooja. Aga väga naljakas on rääkida praegu kesksuvel jõuludest. Juba täna nägin mitte põrandal, vaid kuskil staadionile oli joonistatud kellegi külaelaniku poolt lumehelbeke. Nii et täna on täiesti sobiv aeg rääkida jõuludest. Mulle tundub, et jõulutunne hakkab juba kuskilt tulema. Tead miks? Meil hakkab läbi saama. Ja siis on nagu näitlejatel on kõigil see, nagu sa tead, see tunne, et nüüd enam ei näegi, ei tea millal. Ja siis tahad nagu lohutada ennast sellega, et kohe näeme jälle. Ja kohe näeme ja tegelikult ongi kohe. Tegelikult ongi nii, et me läheme korra koju, korra puhkame. Ja siis on jõulumaa proovid. No nii on jah. Aga kas sul on midagi lõpetuseks öelda ülikooli rahvale ka? Midagi särtsakat, mõnusat siia lõppu. Vaat need on alati niisugused rasked ülesanded, ütle midagi särtsakat. Ei, ma tean ju sind, sa suudad alati midagi välja mõelda. No aga mis ma ütlen, headus ja teadus teevad elu huvitavaks ja teadus just nimelt ülikooli poolele ütlen selle sõna sinna juurde. Headus käib ka ülikooli juurde. Aga see on küll oluline, et minge kooli on ju, õppige hästi, tehke ägedalt oma asju, aga teadke, et on olemas see Lottemaa, mis ootab täiesti kindlasti ka teid, sest et see ei ole kaugeltki mitte põhikooli ja algkooli õpilastele, vaid meil on väga hea meel, kui tulevad siia juba natukene heas mõttes küpsemad, kes juba natukene teavad maailmast võib-olla rohkem. Selle võrra paistab see ka näitlejana rohkem silmist välja, kui sa oled selline teatud küpsuse ja intelligentsusega juba ja sa oskad seda rolli panna. Nii et kõikidele üliõpilastele ma ütleks, et Lottemaa on ka teile ja ikkagi jätkuvalt headus ja teadus teevad elu huvitavaks. Nii et sõbrad, palun vaadake, uurige Lottemaa kohta ja märtsis esimesel... Jah, see jooksev ja mitte jooksev. Aga ta ära ei jookse. Ei jookse, jah, on casting märtsi esimene laupäev. Ja. Nii et siis kandideerige. Poisid eriti. Ja ikka tüdrukud ka, aga poisid. Poisid eriti. Muidu me peame võtma platsilt ära Helmuti, millest on ju väga kahju. Praegu meil Helmut on kuskil venna juures ja mängib padjasõda. Me kogu aeg räägime temast, aga teda ei ole sellel suvel sellepärast platsil, et ei olnud sellist tüpaaži. Hea küll, siis Karl riided selga ja platsile. Kõrvad pähe. Jah. Aitäh. Albert. Jaa! Me kuulsime, et sul on sünnipäev. Juubel. Sünnipäev täisin, juubel. Kui vanaks sa said? No ütleme niimoodi, meie külas see juubel pole tegelikult üldse seotud vanustega. Meil on niimoodi, et igal ühel elanikul on 3 juubelit ja ta saab ise valida, millal tal juubel on. Ma ei viitsinud enam oodata, mina ütlesin nüüd, meil on juubel ja no kui sa tahad seda passikontrolli teha, siis mulle meeldib öelda, et ma olen 25 ja pluss elukogemus. Aga las elukogemuse reedu. Paarkümmend aastat sinna-tänna. Aga eelmine kord sa ütlesid, et ma tooks sulle kingi. Ma tõin sulle kingi. Mida? Ei toonud. Tõin küll. Mida? Passivad kinni. Appi. See on suur, see on pikk, see on... Lennuk. On kollane. Need käsilase multikas, sa käid mul oma käsilase, see Minion, see banana. Peaaegu, aga tal on natuke haigus küljes, tal on roheline. Ma ei taha haigusse. Ei, sa jää haigeks sellest. Mida? Ei, sa jää haigeks.
Ta kahtlane. Hoia silmad kinni, katsu enne. Mida? Palju õnne! See on kõik, mis ma saan oma tudengi rahadega sulle lubada. Ma ei julge vaadata. Mis on see? Mida? Oota! Oota! Aega ma mina vaatan või? Jaa! Oota! Ma ütlesin ju! Nagu käsi lases! Ütlen ette! Banaana! Aga see ei ole tavaline banaan! Mida? Ei. Kas ei oska lugeda? Kas ma aitan sind? See on E või I? See on auk sees, ega on E? Ei, see nii. See on E-ga. See on auk sees. Mis see auk sees on? Kolmas täht on aukuga. Ei, see nii. Kindel? Jah. Õhina. Näe, see on I. See on E. Ühena põhine. Ühena. Näe, E, I. Ühena põhine. Mis see on? Ühena põhine. See on kleeps. Päriselt. Ei ju. Näe, siin on ka ühena põhine. Näe, ühena. See kõlab nagu ühed segased. Ühena põhine. Sa pead selle nüüd riiulisse panema. Seda ei saa kohe ära süüa, see peab 3 ööpäeva seisma. Sellised haigused on ka. Ma räägin, see on see viga on kleepsukene siin. Mis haigusega banaani kinkisid mulle või? Jah. Virukatega. Aga see ei ole nagu halb haigus, see on hea haigus. Mis on hea haigus? See on nagu sooja sõbra kallistuse haigus. Ehk siis, kui sa seda sööd, siis sa tunned, kuidas ma kallistan sind. Oota, kui ma seda söön, siis ma tunnen samale kallistust. Just! Aga mu ema ütles alati, et söömine on püha ja ei tohi segada seda, kes sööb. Ja sa hakkad kallistama mind sööke ajal või? Aga kas ei käi nii? Nagu rahulikult kallistad või sa hakkad nagu rahulikult. Nagu õhenaga ikka ja? Jah, õhenaga. Oota, ainult silma tohin siin kallistada, kui söön banaani. Tegelikult on ükskõik, aga sa lihtsalt tunned soojust enda sees. Sest see on nagu pühendusega. Ma näitan Sofile ka seda. Ma ütlen, et siin on haigused. Ei, need on head haigused. No jaa, ma mainin selle ka ära, see on sulgudes kirjas. Haigused, sulgudes head. Jah. Sellest sa pead ise aru saama, et on head. Jah. Jah. Täht jääb külge. Miks? Ma ei tea. See on haigus. Sul endaga haigus siis. Minule, see on minu sünniga kaasa tulnud. Ja meil on praegu, me täidame purskkaevu. Me täidame, vaata, purskkaev. Hiljem on ju pidu. Ja me tahame, et purskkaevu saaks palju vett. Vaata, seal purskkaevu. Ja siis me tahame, et purskkaevu saaks palju vett. Kuna seal on hiljem pidu, kõik vaatavad, purskkaev. Aga kui seal on vähe vett, siis ei ole seda mõtet vaadata ju. Wow. Ma tunnen ennast nagu 5 aastane. Oota, see on ju see! Oota! Valmis! See on banaan! Banaana! Tõnud ära! Safe panda! Ma tervitan neid minionesid ka. Nii, ma panen selle tasku ära. Võta lukkuga tasku. Kas ma võin ühe korra ise seda purskkaevu? Jaa, ikka võida. Tegelikult seda saab mitmekesi ka meil need asjad juba sõpradega. See on mitme inimese jõud või? Jaa, vaata niimoodi, et sa võid ise panna kas siia näpud sisse või kõrvalt niimoodi sealt. Okei. Saad ise valida, kuidas. Aga see peab täitsa täis saama või poolega? No jaa, et ikka musklit ei tõuseks, vaata. Jah, täis. Pane jah, et nagu oleks ikka hea aru saada. Kinni pane! Ma ei saa ju nii. Rahu, ära paanitse!
ma ei saa, see läheb ümber. Nii, võta nüüd ühelt. Nüüd lämme. Mirtel ja Marta oskavad palju paremini. Nemad on siin juba professionaalid. Nemad oskavad väga hästi. Tuleb ikka nagu üle mägede ja kändude. Ma ei ole niimoodi tassinud. Näe, nüüd saab ja ühes koos kõik see mees. Edasi võib sauda, siis ka vastu voolu vees. Edasi võib kiirelt jõuda. Nii, ja nüüd just tiang. Pane välja! Pane välja! Ei, ära siis jäta midagi. Ma oleks nagu varem teinud seda. Sa saad aru, et vahet ei ole, kas sa oled siia või sinna, sa läheb ikka sinna, on ju. Ei, aga hästi tuli ikka välja ju. Jaa, muidugi tuli. Oota, vaata korraks päikest. Vaata päikse poole, oota. Vaata, nüüd sa oled vesipea. Nüüd sa oled vesipea. Näe, ja vihmalaul tuli ka. Aga meile soele, rihkotuvad mõnustoe. Näe, vaata, nüüd sa pead vaatama päikse poole, on ju. Näe, vaata päikse poole. Nii, vaatad päikest. Issand ju. Nii, vaata, naudi nüüd päikest. Nii, vaata. Ja naudid. Ma ei näe mitte midagi. Ja elu on palju ilusam kohe, kui mitte midagi ei näe ju. Vaata. Naudi. On hea, on ju. Mõnus. Ma sain vist oma isu täis. Ma ütlen, see ongi kastmine. Kastmine 1, 2, 3. Algul kastad purskkaevu ja kui sa ise ei vala tühjaks, nagu ma ütlesin, vala tühjaks. Siis natuke kastmist endale ka. Ja nüüd on tühi. Nüüd on tühi. Nüüd on tühi. Nüüd on tühi. Aga me lähme täidame veel. Vaata, mul on veel nii palju vaja täita. Ja sa võtsid endale kõik selle vee pani pähe. Sa ise panid mulle selle. Seda ei näinud. Ega keegi filmi seda ju. Siin ei ole mingit teadust. Ja nüüd lähme võtame kätest kinni. See on nii kurb lugu. Ma püüan su pisarad kinni. Palun, nüüd on Pärast iseks mulle. Ja, kui ta kunagi kasutada juhuskud, mine tea. Aitäh sulle. Jah. Lendaks veel mööda ilma, taevaga suuaks mööda merd, kaugust jupp. Leiutajate külas, värvilises majas. Leiutajate külas, värvilises majas. Elavad jänesed, adu on neil peremees. Elavad jänesed. Ja ma kuulsin, et sinu varvas...
tere. Kas on mingi probleem? Kas... Asi on just minu varbas. Kas sa oskad varbaid ravida või? Ma... Sa just rääkisid siin varvastest. Vaata, mul juhtus selline asi, et mina olin seal jäneste tornis. Jaa. Mul hakkas seal üksi täitsa igav. Kohe, et võiks endale leida mõne kaaslase, et kellega koos elada ja... Ja kes sinu varbaid parandaks ja niiviisi või... Niimoodi varvast täitsa katti. Varvast on täitsa katti. Ma siis. Oskad ravida. Ja ma tean täpselt, mis selle vastu aitab. Selle vastu aitab... Aga no me peame kohe abielluma. Ma olen täitsa nõus. Ma enne panen tossu jalga. Ma vist olen täitsa armunud. Vaat kui tore. Aitäh. Hand siin. Kas nii kõlbas või? Jaa. Täpselt nii oligi. Aga meil oli väike rollivahetus. Tegelikult oli mina esimesena niimoodi. Jaa. Aga kas sa tegid musi siis kohe? Võib-olla mitte. Kas sa nagu mängisid nagu niimoodi ümber sõrme? Ma võib-olla natuke keerasin ta kõigepealt. Ma olin Hartu kepp nagu Austraalia keeles öeldakse. Ja siis ma arvasin, et tal on huuled katki. Panin tal huulepalsamit niimoodi hoopis. Ma ei teadnud, et ta mussi tahab. Aga tead, mulle meeldib mõelda, et ma arvasin sama kiiresti kui tema. Tal on ilusad silmad lihtsalt. Ma lihtsalt ei kohe. Kohe, kui sina minu varbast kinni haarasid, ma sain kohe aru, et mina sina armastan. Mul on lihtsalt nii pehmed käpad, ma kasutan Niveat. Oi, vot see on hea. Seda soovitasid mulle, nüüd kasutan mina ja mina soovitan kõikidele teistele ka. Just, aga teate, meil algab siin üks suur duoloog. Just, kui sõbrad tulevad rongkäiguga juba siia. See nimi on vist tegelikult dialoog, aga no peaaegu. Oi, kallis. Meil on nüüd kiire. Me peame minema, peatama rongkäigu. Ma nägin esimest korda elus, kuidas platsi peal musi tehti. See on hea kontent. Minul ja Mihklin on üks suur turneatalle ja koguneme kõik siia muruplatsi. Kas see on see? Nats! Hoolajad! Poiss, ma olen nagu päris proua president. Nii, meie siis esitaks sulle küsimuse. Meie kõik käime siin ülikoolis, on ju? Koolis, kõrgkoolis. Koolis käime. Ja meil on tihti sellised hetked, kus meil on eksamiperiood. Ja meil tuleb stress, väsimus, kõik selline. Aga te olete kogu aeg väga õnnelikud siin. Nii, aga nüüd meil ongi küsimus, kuidas see võimalik on? Kuidas te suudate sellise lapselikkuse enda seest välja pumbata või kuidas te suudate kogu aeg hetkes elada või kuidas see võimalik on? Andke meile nüüd üliõpilastele nõu. Hea meelega, mina kui ikkagi juba eakas siga palju kogenud siin elus, abielus, eks ole, 5 lapse ema. Tead, hommikul ärkan ülesse, isegi kui tuju on natukene halb. Vaatan oma kullakallile Helmutile otsa, näen tema meresiniseid silmi ja vot tuju on hea. Nii et mere hele sinised silmad. Just nii! Nii et kui sa need leiad, siis see teeb seda Helmuti omad spetsiifiliselt, mitte igaühe Helmuti omad. Nii et tulge kõike stressis üliõpilased Helmuti silmi vaatama. Eks me peaks iga hommik siia tulema. Jaa, võite pilti ka teha silmadest ja siis hommikul zoomite sisse ja siis vaata. Ja ära raamida kui vajadus. Ja kamina kohale! Täpselt. Aitäh sulle! Palun! Saara! Tšau! Lähme edasi! Meie oleme kõik siin üliõpilased. Nii, tervist. Tervist. Ja meil on selline nii-öelda periood tihti, kus meie stressame kogu aeg. Meil on nimelt eksamiperiood. Ja kui me stressame, siis me oleme pinges, meil on halb olla. Aga teie leiutate külas, olete kogu aeg nii õnnelikud ja säravad ja toredad ja niisugused mõnusad lapselikud. Mis on see nipp või mõttetere või kuidas meie saaks... õnnelikud ja torelikud. Ma võin teile kohe öelda, ärge üldse muretse. Põhimõtteliselt õnnelikkuse saadus on tegelikult omad moodi sport. Selles suhtes, jookske rohkesti ringi, tehke käte kõverdusi hästi palju, hommikul 5 tükki, saab energia kohe sisse, naeratuse näole ja ma ütlen teile, te võite ka backflipi teha. Vot, just. Kas sa oskad teha? Mina oskan backflipi teha. Kas sa näitad meile? Ma võin teile näidata tõesti backflipi ja see toob naeratuse kohe näole. Nonii.
just, see toob naeratuse kohe-kohe näole teile kõigile hommikul. Nii et kohe hommikul 3 tükki järjest. Ehk siis ma pean hakkama harjutama. Te peate hakkama tõesti harjutama backflipi selgeks. Just. See toob naeratuse näole. Jah, aitäh sulle. Aitäh teile. Meie oleme siin üliõpilased. Nii. Ja meil on sellised hetked, kus meil on eksamiperiood. Ehk siis me oleme nii-öelda stressis, väsin, me oleme pinges. Aga me oleme täheldanud seda, et Leiutude külas elavad väga rõõmsameelsed ja toredad tegelased. Kuidas te suudate kogu aeg nii toredad ja rõõmsad olla? Tead, mina ütleksin, et vastus peitub minu aiaporgandites. Kui te olete näinud, siis mul on seal porgandipeenrad, täitsa öko, mahe kasvatatud ja kui üks porgand ikka päevas ära süüa, siis tuju halvaks ei lähe. See on garanteeritud. Ja kus neid endale soetada saab? Soetada. Eks tead, ma ütlen, et porgandiseemned võib oma vanemalt küsida, siis suure armastusega maha panna. Iga päev natuke laulda neile, laulu võib ise valida. Ja siis tulevad head armastuse porgandid küll. Ma mõtlesin, et sul on mingid võluporgandid, et selle tõttu, sest mul on küll vanaema juures ka oranžid porgandid ja rohelised, mis ei ole valmis saanud veel, eks ole. Aga no need mind nagu, ma ei tunne, et see aitaks mind eksamiperioodil meeletult. Kas sa oskad öelda midagi selle kohta? Äkki on jäänud laulmata ühel hommikul. Jah, see on selles, et ma jätsin laulmata. Ma ütleks, et minu porganditele meeldib eelkõige Anne-Veski. Nii et te peaksite proovima. Ja Roosiaia kuninganna on üks lemmikuid. Hea küll, järgmine kord me proovime siis seda. Aitäh sulle. Aitäh teile. Või siis teine võimalus, ta tegid katki lihtsalt. See on läti keel. Ei, see on Eesti. See on nii palju riistu tulnud juurde. Oota, sa ei tohi nii kiiresti teha. Oota. Ahah. Kui ei saa üle, siis tuleb minna ümber. Nii, Triinukene, me vahepeal arutasime siin osade külaelanikega, et mis on see nii-öelda terakene, tarkusetera, kuidas saaksid tudengid olla eksamiperioodil õnnelikumad, elavamad, energilisemad. Kas sina oskad ka meile jagada mingeid mõtteid, mis siin näiteks aitavad? Stressiperioodide all mõtled. Tuleb julmalt aeg maha võtta ja endale mõelda. Kõik. Aga kui ma ei saa aega maha võtta ja ma pean ikkagi selle maketi tegema valmis, mis ma siis teen? Siis valetad, et sul on ahvirõuged. Kallid õppejõud, kui te teate, et ma ütlen teile, et mul on ahvirõuged, siis see oli Triinu soovitus. Oppadi! Karl astus vastu meile Leiutajate külas. Tegelikult, Karl, meil on sulle küsimus. Sina kui nüüd juba vilistlane, eks ole, kuidas sa hakkama said? Me tegelikult oleme täna siin külas, et uurida nii-öelda siin tegelastelt ja külaelanikelt, et kuidas nad kogu aeg nii õnnelikud on, nii elavad, nii kuidagi särtsakad, et kuidas sina hakkama said eksamiperioodidel? Ma ütleme ausalt, ma ei mõelnud väga palju, sest ma ei võtnud kõike väga tõsiselt, aga sa peadki lihtsalt leidma selle balansi kõige vahel. Balansi? Aga mulle meeldis see, mida Mati ütles, et tehke backflipi ja tehke sporti ja see aitab iga asja vastu. Reimo, ma räägin siis sulle ka ära, et tuletada lihtsalt sulle meelde, miks me täna siin oleme. On sul meeles? Et tuletada meelde, miks peab pulli nalja tegema, et stressi eest ära põgenema. Jah, elu tegelikult ei ole üldsegi nii halb, kui me arvame. Tegelikult see on päris tore, on ju? Vasta jaa! Nii nad räägivad, jaa. Aga mida sina teed, et olla särtsakas, tore, mõnus, lahe ja tulla nii-öelda stressiperioodidest välja tervena? Tööluusi. Ahah. Jah.
põgenen vastutuste ja kohustuste eest. Kas seda võivad teada ka su bossid või? Ja ma ei varja midagi, ma elan suht lahtise ukse ja aknaga. Hea küll, aga kas sul on midagi öelda, mida bossid ei tohiks teada? Ma kavatsen teeselda, et mu külmkapp ei tööta, sest sellel pole sügavkülmikut, et see välja vahetatakse, et ma saaks sügavkülmikuga uue külmkapi. On nii hingi. Meil on selline asi, me oleme kõik üliõpilased ja meil on tihti eksamiperioodid, kus on palju stressi, sa oled väsinud, sa oled kurnatud, sul on halb. Täpselt. Ja sellepärast me tulimegi leiutada külla, sest siin on hästi toredad ja vahvad ja energilised tegelased külaelanikud. Mis on see võti? Kuidas olla raskel perioodil nii särtsakas ja tore ja vahva? Ole sõpradega, ole kui kõige parem sõber üldse ja laula, tantsi ja mängi. Ja minu vanaema tarkused. Selge, aitäh sulle. Mul on üks jutt. Õigemini küsimus. Oota, ma mõtlen, mis ma ei näe nii vana välja. Õigemini üks küsimus. Vaata, meie oleme kõik siin nagu tudengid, on ju? Ja meil on väga tihti eksamiperioodid. Ja me oleme väga stressis ja väsinud. Nii, aga me tulime sellepärast Lottemaale, sellepärast, et siin on külaelanikud, kes on kogu aeg õnnelikud, särtsakad ja toredad. Kuidas see võimalik on? Kuidas sina raskel perioodil hakkama saad või mida sa teed selleks? Mina isiklikult, minule väga meeldib draamatseda. Draamatsemine elab välja kõik selle stressi. Teed korraks oma paar draamat ära niimoodi, ja ongi korras. Ja siis jälle, kui tuju natukene niimoodi stressi läheb, siis on jälle selline, olgu, ma nüüd teen natukene draamat ja siis on jälle hästi. Aga kas see ei too pahandust majja või? Ikka toob, jah. Aga eks meil Ribaste peres on ju see kohane, et natukene draamat peab ikka olema, jah. Aga Giovanni, kuidas sina sellesse suhtud? Et draamat on kogu aeg majas? Meeldib, väga meeldib, mulle endale ka meeldib see draama tegemine, see on kõige parem moodus, kuidas stressist lahti saada. Pilguta 3 korda, kui sa oled hädas. Ei ole hädas. Kõik on hästi. Aitäh. Tere. Tere. Ma olen Pilvi ja mina olen Pauliine. Ma jälle segan teid. Sega? Nimelt, meil on tegelikult üks väga tähtis küsimus ka teile. Jaa, võime küll abielluda. Mul on teine pulm juba täna. Oih, vabandust. Minu paha. Aga tahtsin küsida, meie siin tudengid mõtlesime ja arutlesime. Meil on nimelt eksamiperioodid väga tihti ja me oleme väga stressis ja väsinud ja vastik on olla, eks ole. Ja nüüd me tulimegi täna selleks siia leiutada külla, et kohtuda teiega, teie külaelanikega. Sellepärast, et teie olete kogu aeg õnnelikud, kogu aeg särtsakad ja väga toredad. Kuidas te teete seda? Komplimente saab ühes lauses. Kuidas te teete seda, et te suudate olla, isegi kui teil on raske, kuidas te suudate ikka jääda särtsakaks? Nii et mis on teie võti? Ma asun palju kammapalle. Ma ei ela siin. Sa ei ela siin? Ei. Kus sa elad? Tuulelipu 17. Mis see maakond? Olegi käest peab küsima. Ja, aga no kui kammapallid ei meeldi, siis juba abielluda ka päevas 2 korda. See peaks ka rõõmsaks tegema. Kellega sa abiellusid siis? Hommikul abiellusin Klausiga, aga see ei läinud läbi, sest et Leo tuli meie vahele. Ja nüüd kihlusin Olegiga. Kas Oleg teab ka seda? Ja ta tegi mulle ettepaneku etenduses, nii et olete oodatud meie pulma. Ehk siis Klaus on nagu minevik, jah? Ei, ma arvan, et ta on õrn tulevik. Et nagu 2 mehe pidaja siis? Ei, me ei ole veel otsustanud. Valikuid on, vaatab, kuidas läheb, jah? Jah, täpselt nii. Hea küll, aitäh teile, nii et te võite nüüd minna, laulge ka, tantsige ja me võtame teie tarkused erad endaga kaasa. Ja stressi vastu aitab ka tantsimine, laulmine ja kui oled väsinud, lähed peegli ette ja naeratad hästi-hästi suurelt ja siis seisad seal nii kaua, kui endal hakkab ka naljakas. See on päris hea mõte, seda võime küll kasutada. Hurraa! Väsinud. No emme on mulle kõige kallim maksimaa peale. Ta on pisikene nunnupall. Kas ta on memmekas ka? Ei ole. No.
Kui vana Hubert on juba? 6. Ma tulin 3 aastat tagasi munasest välja ja nüüd olen 6. Ja vanas eelmine aasta olid? 6. 3 aastat tagasi olid? 6. Jah. Ma olen hästi emotsionaalselt veel valmis, et 7 saaks. Ja see käib niimoodi, et sa pead emotsionaalselt valmis olema selleks ja ma ei ole veel valmis seda kooli saatma. Aga millal sa saad aru, et sa valmis oled? No valmis saan aru siis, kui ühel hommikul ärkan üles ja tuleb orkestriga mul ukse taga, et no nüüd on aeg saata kooli. Kas see on natuke seesama nagu Adalbertil selle juubeliga, et nagu 3 korda teete ainult juubelit? No ühe korra ikka loodaks kooli saata teda, jah. Et siis ühe korra saada kooli ja ühe korra valid, kui ta 7 saab. Aga juubeleid on 3, ma ei saa loogikast aru. No ega meie külas ei ole kõik loogiline ja see teebki selle nii imeliseks lihtsalt. Äkki see on see võtti? Jaa, tõesti. Et ärge elaga oma elu liiga loogiliselt. Jaa, muidu mõtlete üle ja siis on elu juba läinud teie silme eest. See on väga hea mõte. Ära ela loogiliselt, elu läheb silme eest lihtsalt ära. Aitäh. Jaa, palun. Meil oleks vaja head lõppu. Head lõppu. Ja te olete nagu meeletult lahedad. Oi, mu lemmik õhenapõhine. Võtke nüüd hea taust endale, ma ei tea, mis see hea taust on. Vetsu taustalt. Lähme vetsu taustale, see on hea, ilus, kaunis lõpp. Kaamera on teie. Kuju. Me seal juba tegite või? Oi. Kuju on kaunis kuju. Ma nagu Katri Luss sellega ju. Nii, me tulime siia leiutase külla, et uurida, mis on meie põhiküla probleemid. Nii, sina oled meiega kõige uuem elanik. Ma ei ela siin. Mida? Ma tulin ainult korraks külla. Külaline lihtsalt või? Ja ma tulin torti sööma. Ma tulin tortile. Vaata, ma käingi niimoodi, ma olen esineja, kes käib peamiselt söögi pärast kohal. Nagu öeldakse, pikk jutt. Ei ole põnev jutt. Seega, mina. Mul üks küsimus. Me küsisime tegelikult kõikidelt külaelanikelt, või mitte kõikidelt, no need, kes ette juhtusid. Need, kes sattusid teile tee peale jääma. Umbes koos arvasid. Jah, nad on igal pool laiali. Need, kellel tasus küsima. Aga me tahtsime küsida seda, et... Et vaata, meie oleme nagu tudengid, on ju. Ja meil on eksamiperioodid ja me oleme kogu aeg stressis ja väsinud ja paha olla. Võta akadeemiline. Ta ei oodanud nii tähtis vastust. Aga sellepärast me tulimegi siia leiutajate külla, et küsida just teilt. Kas te teate, kuidas saab nii energiline, õnnelik ja kuidas teis nagu siuke lahe lapselik energia? See ei tule akadeemilisest puhkusest. Võib ka akadeemilisest tulla. Aga loomulikult see meie õnnevalem võiks öelda, siin on hea küsimus tegelikult see. Mitte akadeemiline puhkus. Ma tean, mis meie õnnevalem on. Me oleme keskkonnas, mis on nii täis armastust, et seda võib lausa lusikaga süüa. Sa hakkad sööma seda või? No loomulikult. Sööd ära selle, mida meil on palju. Ei no meil on seda ülemääras, seda võib iga päev natukene süüa, seda tuleb alati juurde. Mina ütleks meil seda. On sõbrad, kes toovad iga päev meile armastust juurde. Kuidas sellest saab kunagi otsa saada? No mina ütleks seda, et miks keskenduda negatiivsele, kui on olemas positiivne. Tead, ma arvan, et sellega käib kaasas üks Eesti vanasõna. Adalbert, sina oskad seda väga hästi. See käib niimoodi. Rõõmus, 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 tralalala. Igatahes, me täname ja aitäh, et olite minu juubelile. See on ideaalne. Me läheme ära. Te olete vapustavad. Head aega. Head akadeemilist. Hoia seda. Head akadeemilist tõesti. Keeruta lennuta linalaki neid. Suured tänud, et külastasite, külastage teine kohtki. Ja siis käsi kokku löö. Kui sul tõe, siis käsi kokku löö. Kui sul tõe, siis püüa seda teistelegi näidata. Kui tõe, siis käsi kokku löö. Kui sul tõe, siis sõrmenipsu tee. Kui sul tõe, siis sõrmenipsu tee.